Mu vennad, vaadake, ma just kuulsin selle naise tunnistust siin. Pange tähele. Teate, mõnikord me arvame, et saame vaimsest maailmast aru. Mõnikord arvame, et oleme juba kõike kuulnud, et teame, mis juhtuma hakkab. Aga selle naise lugu siin šokeeris mind. Olen hämmastunud. Lihtsalt selleks, et aru saaksite, oli tema elus hetk, kus ta pidi läbi elama nii palju võitlusi, nii palju väärkohtlemist, nii palju halbu asju juhtus tema elus, et ta otsis abi nõialt. Siis hakkas nõid tema kätt lugema. Aga äkki, kui ta paljastas seal palju asju, mida ainult neiu ise teadis, äkki nõid pead. Ta jäi nagu šokki, eks silmad pärani ja ütles, ma ei saa jätkata. Kui sa teaksid, mida ma sinu selja taga näen, ütles ta neiule. Vennad, olen hämmastunud. Ma räägin selle tunnistuse siin üksikasjalikult ära, aga vennad, vaadake, tellige kanal, sest ma tõesti tahan teid aidata, teid tugevdada teie teekonnal ja ma tean, et miski pole parem kui tunnistus, midagi, mis on tõene, midagi, mida Jumal tõesti kellegi elus tegi. Ja kui sul on ka tugev tunnistus, siis kirjuta see siia kommentaaridesse, eks. Nii et telli kanal ja alustame juba selle väga tugeva tunnistusega. Pane tähele, Keisa tunnistus algab nii. Ainus asi, mida ma oma minevikust mäletan, on see, et mu vanemad olid katoliiklased. Ma nägin oma kodus suurt krutsifiksi, kus Jeesus oli risti löödud. Ma teadsin, et ta on Jumala poeg, aga mul polnud aimugi, mida Jeesus minu heaks oli teinud. Ja sellepärast ma ei teadnud, et mul võiks temaga olla suhe. Ma ei teadnud, et ta mind armastab, ega ka seda, mida tähendas see hind, mille ta minu eest ristil maksis. See kõik oli sellepärast, et ma kasvasin üles väga vägivaldses kodus. Mu vanemad olid alkohoolikud, mu ema oli ka diabeetik ja tema eluviisi tõttu ütlesid arstid, kui ma sündisin, et mul on ainult 3% võimalust ellu jääda. Ja et te saaksite aru, ma sündisin songaga ja ainult ühe neeruga. Kahjuks suri mu ema, kui ma olin 4-aastane, just selle eluviisi tõttu. Ja kui ta suri, oli tal alumisel korrusel naabrinaine, kelle juurde mu isa mind viis, kui mu ema haiglasse läks. Ja see naabrinaine kolis lõpuks meie majja elama. Ma ei saanud tol ajal üldse aru, mis toimub. Ma mäletan, kuidas mu isa pani mind istuma ja ütles, vaata, tema hakkab meiega koos elama, eks. Ma mäletan, et tal oli eelmisest abielust poeg, kes tuli samuti meie juurde elama. Ja mu isa küsis minult tol päeval, nagu ma ütlesin, tema hakkab siin elama, kas sa tahad teda emaks kutsuda või tahad teda tema nimepidi kutsuda. Ja mina oma 4-aastasena vastasin, ma tahan teda emaks kutsuda. Kui ta sisse kolis, vennad, vaadake, mu elu muutus täielikult. Ma olin alles 4-aastane ja kohe hakkas ta mul paluma, et ma aitaksin maja koristada. Alguses arvasin, et ma lihtsalt aitan. Aga ma ei teadnud, et see oli tegelikult juba suure väärkohtlemise algus, mida ma pidin kaua aega taluma. Ja ma ütlen väärkohtlemine, vennad, sest kui ma ei koristanud maja nii, nagu tema tahtis, või kui ma ei ärganud õigel ajal, hakkas ta mind peksma. Ma mäletan hästi, kui ma hakkasin koolis käima. See oli minu jaoks väga raske. 5-aastaselt pidin märkama kell 3 või 4 hommikul koos oma isaga, kes läks tööle, sest tal oli 2 töökohta. Ma pidin olema kooliks valmis umbes kella 7 ja ta ütles mulle, et ma ei tohi minna, kui maja pole puhas. Ja selline oligi elu, mis mul 5-aastaselt algas. Kas suudad ette kujutada? Ma mäletan, et kui ma koristamist ei lõpetanud, sain ma peksa ja pidin terve päeva kodus koristama. Siis panin endale pähe. Sa pead maja kiiresti ära koristama, et saaksid kooli minna. Sest kool oli mingil moel minu vabadus. Aga isegi kui ma sain kooli minna, ei saanud ma kodutöid teha. Ta ütles mulle nii, sa ei tohi kodutööd siia majja tuua. Vend, kui ma tõin, viskas ta mu raamatud ja vihikud prügikasti. Nii et ma ei saanud kodus õppida ega koolis keskenduda nende peksmiste ja kõige muu tõttu, mis toimus. Aga tema poeg? Temaga ei käitunud ta kunagi nii. Sihtmärk olin alati mina. Ja ma ei saanud kunagi aru, miks. Ja see tsükkel jätkus minu elus. Kui ma suuremaks kasvasin, siis peksmised eriti ei muutunud, sest ma hakkasin end kaitsma. Aga siis muutusid karistused hullemaks. Ta hakkas mu käsi kuuma tulle panema. Ja sellepärast ongi mu käed täna väga karedad. Ma mäletan, kuidas ta lõi mind juhtmetega ja viskas mu näo vastu seina. Ja ma ei saanud sellest aru, aga mul polnud julgust midagi öelda, sest ma enasin hirmus tema ähvarduste all. Ja mu isa ei märganud seda kunagi. 2 tööga oli ta vaevu kodus.
ta hoolitses selle eest, et ma oleksin juba voodis, kui isa koju jõudis, et ta ei näeks sinikaid või et mul ei oleks võimalust temaga rääkida. Mõnikord oli mu nägu nutmisest väga paistes. Aga ta ei näinud, ta ei märganud ja koolis ei saanud isegi nõustajad aru, mida ma läbi elasin. Ta sundis mind kandma pikkade varrukatega pluusi, et varjata vigastusi. Ja ta ähvardas mind. Kui sa midagi räägid, siis koju jõudes saad jälle peksa. Vennad, ma ei tahtnud seda, sellepärast ma vaikisin. Ja nädalavahetustel oli mu isa kodus. Aga ma mäletan, et juba reedel hoiatas ta mind. Kuule, sa ei räägi midagi. Kui sa midagi räägid, siis esmaspäeval saad peksa. Vennad, selline oli minu elu kuni 15. eluaastani. Ma arvasin, et selles vanuses saan ma natuke vabadust. Aga ma ei saanud. Ja ma ütlen 15, sest siis öeldi mulle, et ma võin juba tööle minna. Siis sain ma tööle ühte poodi, aga tema kontroll minu üle jätkus. Ma pidin oma töögraafiku koju viima. Ja ta helistas mu töökohta, et veenduda, kas ma olen seal ja teada saada, mis kell ma lahkun. Ehk siis, mul ei olnud kunagi päris vabadust. Mu hinded koolis olid kohutavad, alati alla keskmise. Ja mis mind hämmastab on see, et õpetajad ei öelnud kunagi midagi. Keegi ei tulnud kunagi minu juurde küsima. Mul polnud võimalus põgeneda ja ma ei saanud aru, miks mu elu selline oli. Ma küsisin endalt alati, miks ma elan niimoodi? See pole elu mitte kellelegi. Ja ma nägin erinevust selles, kuidas ta kohtles oma poega, kes oli tema ja mu isa abielust. Neil oli veel 2 last ja kedagi neist ei koheldud nii. Alati olin see mina ja ma ei saanud aru miks, aga ma jätkasin töötamist. Proovisin anda endast parima, proovisin tema heakskiitu saada. Aga väärkohtlemine jätkus ikka veel. Ma mäletan, kuidas ma lõpetasin keskkooli ja mõtlesin nii. Lõpuks ometi, nüüd saan ma vabaks. Füüsiline väärkohtlemine vähenes veidi, kui ma vanemaks sain, aga mu mõistus oli juba harjunud sellega, kuidas ta mind kohtles. Koolis inimesed märkasid seda. Ma olin alati see tüdruk, kes ei riietunud moekalt, kes oli vaikne, sest ma ei rääkinud kunagi inimestega ja kõik teadsid, et ma eran midagi läbi, aga kellelgi polnud julgust minuga rääkida. Keegi ei puudutanud seda teemat. Ja pärast kooli lõpetamist proovisin ma kellegagi käia. See oli minu esimene poissõber. Ta teadis väärkohtlemisest, mida ma kogesin, aga ta ei öelnud ka midagi. Me kohtusime salaja ja kui ma tööle läksin, tuli ta mulle poolele teele vastu ja me nägime teineteist korraks. Meie suhe käis 4 aastat edasi-tagasi ja nende 4 aasta jooksul sündis minu tütar. Ja ma usun, et Jumal kasutas mu tütart väljapääsuna, sest kui mu tütar oli 2-aastane, oli mul üks nõbu, kes aitas mul tema eest hoolitseda, kui ma tööl käisin. Ja see nõbu hakkas märkama, et mu kasuema üritas mu tütre üle kontrolli võtta. Ta ütles mulle nii, jäta laps minu hoolde ja sina mine korista maja. Siis kutsus mu nõbu mind ja ütles, kuule, ma märkasin, et su kasuema ei taha, et ma su tütre eest hoolitseksin, aga sina maksad mulle selle eest. Ma ei arva, et see on õiglane. Ja ta jätkas, ta annab su tütrele mingeid kummalisi asju süüa ja mulle see ei meeldi. Midagi toimub, aga ära ütle, et mina sulle rääkisin, eks? Siis hakkasin ma asjast aru saama. Ma sain aru, et see väärkohtlemise muster hakkab korduma ja ma mõtlesin, see ei tohi enam korduda. Umbes samal ajal tema poeg, minu poolvend, ta hakkas mulle survet avaldama. Sa pead rohkem üüri maksma, sul on nüüd tütar, nii et sa kasutad 2 korda rohkem vett, 2 korda rohkem toitu. Ja ma vastasin, et ma ei saa, sest kui ma võtaksin 2 töökohta, siis mul ei oleks aega oma tütre jaoks. See ei oleks õiglane. Ja siis ma sain aru, et pean tegema otsuse. Minu töökohal poes oli mul kolleeg, kes oli lahutamas. Ma rääkisin talle mõned asjad oma elust ja ta pakkus mulle võimalust tema juurde elama minna, sest tal oli vaja kedagi, kes aitaks kuludega. Ma haarasin sellest võimalusest kinni ja mõtlesin, see on mu ainus väljapääs, ma võtan riski. Ma ei tahtnud, et mu tütar peaks läbi elama seda, mida mina kogesin. Ja loomulikult, mul ei olnud julgust enda eest võidelda, aga oma tütre nimel mul see julgus oli. Olin juba kolimist koos oma kolleegiga planeerinud, nii et hakkasin vaikselt oma asju pakkima, kellelegi midagi rääkimata. Ja ma mäletan täpselt seda päeva, kui ma pidin kolima. Mu kolleeg pidi mulle appi tulema, oli nädalavahetus. Ja ma polnud kunagi Jumalaga rääkinud, vennad, sest ma süüdistasin Jumalat oma ema surmas. Ja kuni selle hetkeni, nagu ma ütlesin, kinnitasin ma kõigile, et Jumalat ei ole olemas. Tegelikult ma vihkasin teda.
Siis, kartes välja minna, tegin ma selle palvetoa nurgas enne lahkumist. Ja ma ütlesin nii: Jumal, ma ei tea, kes sa oled, ma ei tea, kas sa üldse olemas oled, aga kui sa oled olemas, siis mul on vaja, et sa mind aitaksid. Ma lahkun sellest majast ja ma ei taha kunagi enam selle väärkohtlemise juurde tagasi pöörduda. Seega ma vajan sinu abi. Vennad, see oli ainus palve, mille ma tegin. Ma võtsin oma asjad, mu töökaaslane viis kõik ära ja ma lahkusin. Ja ma mäletan, et mu isa küsis mult, miks ma lahkun, aga mu kasuema ütles talle, et ma lähen elama oma tütre isa juurde, mis oli vale. Nii et mu isa lihtsalt leppis sellega, arvates, et ma lahkusin kodust mässumeelsuse pärast, mis ei olnud tõsi. Ja ma kolisin selle töökaaslase juurde ja alguses tundus kõik hästi. Ta aitas mind, me töötasime samas kohas, kõik oli suurepärane. Aga aja jooksul hakkasin ma märkama mõningaid asju. Ta muutus natuke kontrollivaks, väga sarnaseks mu kasuemaga. Ja selle aja jooksul sain teada, et ta tundis minu vastu teistsugust tõmmet. Ja tol hetkel, teadmata midagi, hakkasin ma temaga suhet proovima. See kestis mõnda aega, kuni hakkasin käima kellegi teisega, seekord mehega. Ma lõin temaga suhte ja tema teadis sellest. Ma ei arvanud, et see talle korda läheb, aga tegelikult see häiris teda küll. Nii et kui ma alustasin seda uut suhet, otsustas tema tuua oma venna meie juurde elama. Ja tema vend oli nagu ihukaitsja, sest ta jälgis, millal ma välja läksin, millal tagasi tulin, kas ma olin kodus sel ajal, kui ütlesin, ja ma hakkasin kartma. See oli sama kontrollimuster nagu varemgi ja üks asi, mida ta alati tegi ja ütles, oli see: ära tule minu tuppa, eks. Nii et me magasime eraldi tubades, aga ühel päeval, kui ma maja koristasin, jättis ta oma toa lahti lukustamata. Kui ma sisse astusin, nägin ma musta maagia raamatut. Ma polnud sellest kunagi kuulnud, ma ei teadnudki, mis see on. Ma avasin raamatu ja mõtlesin, mis see on? Ma jätkasin lugemist ja nägin, et seal sees oli üks palve. See oli väga imelik. Kui ta tol päeval koju jõudis, astusin ma temaga vastamisi. Ma küsisin, miks see raamat su toas on? Ja ta vastas, minu vanaema õpetas mulle seda. Ta ei tunnistanud seda kohe üles, aga ühise sõbra kaudu sain ma teada, et ta tegi minu vastu musta maagiat. Kas sa suudad seda uskuda? Nii et ma pidin tegema valiku. Mul oli üks sõbranna, kellega ma rääkisin ja ma rääkisin talle, mis toimub. Ja ta ütles mulle, siis tule ela minu juures. Mu vanemad annavad ühte tuba üürile. Ja ma nõustusin, aga ma ütlesin nii, sa pead mind aitama palun, sest ma pean siit põgenema. Nad ei lase mul siit kunagi lahkuda. Ja siis me plaanisime oodata, kuni tema vend magama jääb. Ja kui ta magama jääb, aitab mu sõbranna mul oma asjad aknast välja visata. Ja nii see juhtuski. Ta tuli, ma viskasin oma asjad rõdult alla, võtsin oma tütre ja läksin ära. Mis maha jäi, see jäi. Ma ei vaadanud enam kunagi tagasi. Ma kolisin selle uue sõbranna juurde, keda ma olin tundnud juba keskkoolist saadik. Ma arvasin, et kõik saab korda, aga seal ma ei saanud kodus pesu pesta. Ma pidin minema pesumajja. Ja ühel neist kordadest tuli minu juurde üks naine. Ma ei teadnud, aga ta oli meedium. Ja ta ütles mulle nii, ma teen tasuta käe lugemist, kas ma võin su kätt lugeda? Ja ma ütlesin, muidugi, loe. Ma mäletan seda kohtumist, sest ma nutsin. Keegi polnud mulle kunagi öelnud, et ta teab minu kannatustest. Ta kirjeldas minu elu, seda kannatust, mida ma noorena kogesin. Ja see puudutas mind väga, vennad. Ma mõtlesin, vau, lõpuks ometi keegi teab kõigest, mida ma olen läbi elanud. Kõik, mida ta ütles, on tõsi, see juhtus minuga. Ja ta ütles mulle nii, ma saan sind aidata, aga sa pead mulle maksma. Kui sa tahad täna õhtul minu stuudiosse tulla, annan sulle oma aadressi. Ja ma ütlesin, muidugi, vau, ma tulen kindlasti. Ja ta ütles mulle, et ma võtaksin raha kaasa. Ta ütles isegi summa ja ma olin nii elevil, eks, sest ma tahtsin olla vaba. Ma tahtsin aru saada, miks mu elu oli selline. Ja samal õhtul ma läksingi. Ma ei suutnud oodata. Ta ütles, et teeb mulle kaartidega ennustuse. Ma mäletan, kuidas ma tema stuudiosse sisenesin. Ta hakkas ennustama, kõik tundus normaalne. Ta kinnitas pidevalt seda väärkohtlemist, mida ma olin kogenud. Ta ütles ka, et võib panna mind rääkima oma emaga, kes oli juba surnud. Aga ma teadsin, et ma ei tahtnud seda teha. Ma ei tahtnud oma ema tülitada. Ma keeldusin siis. See oli tol ajal minu arusaam. Siis oli hetk, kui ta luges kaarte. Ja järsku tõmbas ta ühe kaardi. Ja kui ta sellele vaatas, tardus ta nägu. Ta ahhetas. Ja minu peas mõtlesin, issand jumal, ta nägi surmakaarti. See tähendab, et see on minu lõpp.
ja siis ta jäi šokki ja küsis mult, kas ma võin sulle ühe küsimuse esitada? Ma ütlesin jah. Ta küsis nii, kas sa tead, kes on Jumal? Ja ma vastasin, ma olen kuulnud temast, aga ta jäi peale, kas sa tunned Piibli Jumalat? Ja ma ütlesin, ei, ma ei tunne teda. Siis ta ütles mulle, kuule, kui ma kaarte tõmbasin, ilmus mulle praegu ingel. Ja ta ütles mulle, et ma ei tohi sulle enam kaarte lugeda, sest Jumal tahab sinuga rääkida. Ja ma mõtlesin, kuidas nii? Kuidas sa tunned Jumalat, kui sa oled nõid? See ei olnud minu jaoks üldse loogiline. Ja ma mäletan, et minu selja taga oli lilla kardin. Ta tõusis püsti ja ütles, tule siia, las ma näitan sulle midagi. Ma pöördusin natuke hirmunult ja ta avas kardina. Ja kui ta selle avas, istus põrandal umbes 6 inimest ja sõid. Ja ta ütles mulle, kuule, las ma selgitan sulle midagi. Ma tean, kes on Piibli Jumal ja ma olen täiesti veendunud, et see, mida ma täna teen, on vale. See on patt. Aga ma pean seda tegema, sest minu riigis tehaksegi nii. Ja ma pean neid inimesi siin toitma. Sel hetkel olin ma šokis. Ta tõmbas kardin ette, tuli tagasi istuma ja ütles, Jumal palub mul küsida, kas ta võib sinuga rääkida. Minu peas mõtlesin, miks Jumal minult luba küsib. Ja ta vastas, justkui mu mõtteid lugedes. Vaata, Jumal küsib sinult, sest ta on härrasmees. Ta peab sinu luba küsima. Ja ma jäin sinna mõtlema segaduses ja ma ütlesin, hästi, mida ta tahab mulle öelda. Ja esimene asi, mida ta mulle ütles, oli järgmine. Ta tahab, et sa teaksid, et ta armastab sind. Kui ta seda ütles, hakkasin ma nutma. Ma mõtlesin, see ei ole tõsi. Kui ta mind armastaks, miks mu elu siis selline on? Aga tundub, et Jumal teadis, mida ma mõtlesin, sest samal hetkel jätkas meedium. Jumal ütles, et ta tahab sind aidata, aga ta ei saa, sest sa ei lase tal oma ellu tulla. Sa ei lase teda kunagi sisse. Ja see oli tõsi, vennad, sest ma vihkasin Jumalat. Ma ei mõelnud temast kunagi. Ma ei teadnud, kuidas ma võiksin temaga suhelda. Ja ta jätkas. Vaata, Jumal ütles, et sul on nüüd 2 valikut. Kas sa võtad ta vastu ja otsid teda või ma jätkan kaartide lugemist. Aga ma ei saa sind aidata, kui sa ei tee valikut. Sa pead valima, kas Jumal või see siin. Ja ausalt öeldes, ma ei teadnud, mida teha. Ja muidugi, mul oli ikka veel see negatiivne mõte Jumala kohta peas. Ja ma mäletan, et vastasin, ei, ma ei taha Jumalast midagi teada. Jätka oma kaartidega. Ja sellest hetkest alates suutis ta sulgeda selle, mida iganes ta nägi. Ja ta ütles nii, olgu, nüüd ma saan jätkata, sest ma tegin väga selgeks, et ma ei tahtnud Jumalat. Ma eitasin teda igal võimalikul viisil. Siis ta jätkas kaartide lugemist. Ja lõpuks andis ta mulle mõned võlujoogid, kivid, vedelseebid, millega end pesta ja ajakava, et ma saaksin end puhastada ja halbadest energiatest eemale hoida. Ta ütles, et see puhastab mu elu ja aitab mind. Nii et ma võtsin need vastu, uskusin teda ja tegin kõik, mida ta käskis, mõeldes, et see töötab. Ja enne lahkumist ütles ta mulle veel. Ja see sõbranna, kellega sa koos elad, kuule, ole väga ettevaatlik, eks? Sest ta ei ole hea inimene, sa pead seal kiiresti ära kolima. Ja ausalt öeldes ma ei teadnud, mis juhtuma hakkab, aga 1 või 2 nädalat hiljem ei suutnud ma oma rahakotis krediitkaarti leida. Ma kontrollisin oma pangakontot ja seal polnud enam raha. Kõik oli kadunud. Siis helistasin panka, et pettusest teatada. Läksin koju tagasi. Rääkisin oma toakaaslasele, mis juhtus. Ta ei öelnud midagi. Ta käitus, nagu poleks midagi juhtunud. Hiljem pidin ma politsei kutsuma, et oma raha tagasi saada. Ja alles pärast avalduse esitamist tunnistas ta üles, et oli mu raha varastanud. Ja jälle kordub kõikeks. Ma pidin leidma uue koha, kuhu minna. Võtsin ühendus Peise keskkooliaegse sõbrannaga ja ta ütles, et ma võin tema juures elada. Nii et ma läksingi. Võtsin oma tütre ja kolisin jälle. Mul polnud raha. Pidin oma pensionifondist raha välja võtma. Mu auto lagunes, pidin selle raha eest uue auto ostma. Ja kui ma kolisin selle uue sõbranna juurde, siis avastasin, et ka tema tegeles nõidusega. Vaata, see asi nagu jälitas mind. Ma ei oska seletada. Aga tänu Jumalale, kui ma seal olin, helistas mulle üks keskkooliaegne sõbranna, kes oli koolis kristlaseks saanud. Kõik teadsid, et ta on kristlane. Ja ta ütles nii, kuule, me pole ammu rääkinud, eks. Ma tahan sind kutsuda oma kirikusse. Meil tuleb üritus ja ma väga tahaksin, et sa tuleksid. Ta oli mind varemgi kutsunud, aga ma olin alati keeldunud. Ma ei tahtnud Jumalast midagi teada. Ma ütlesin, et teda pole päriselt olemas.
aga seekord ütlesin, olgu, ma mõtlen selle peale. Osa minust ei tundnud end hästi, sest ma olin seotud nõidusega, mitte ainult nende asjadega, mida ma juba olin teinud, vaid ka selle uue toakaaslasega, kellelt ma õppisin uusi asju. Ja miski minu sees ütles, ma ei saa Jumala juurde minna, kui mul on need asjad. Ja ma mõtlesin selle peale ning otsustasin endamisi. Olgu, ma lähen sinna kirikusse, aga enne vabanen ma kõigest sellest siin. Ja ainus asi, mis mulle pähe tuli, oli, ma lähen lähimasse kirikusse ja viskan kõik selle siit minema, sest ma ei taha seda enam. Tegelikult ma tahtsin seda Jumalat tundma õppida ja ma mäletan, et võtsin kõik kaasa ning minu elukoha lähedal oli katoliku kirik. Ma läksin kirikusse, mis oli tühi, jooksin altari juurde, viskasin kõik sinna ja ütlesin, Jumal, ma tahan sind. Ma ei tea, mida teha, aga ma vajan sind. Siis jätsin ma kõik sinna, ei vaadanud enam kunagi tagasi ja helistasin oma sõbrannale ning ütlesin, olgu, ma tulen täna sinuga sinu kirikusse. Vennad, ma läksin sellele kirikuüritusele ja lõpuks võtsin Kristuse vastu. Ma ei teadnud, mida ma teen, ei teadnud, mida see tähendab. Ma kuulasin jutlust, nägin seda üritust ja pastor tegi siis üleskutse ning ma läksin. Aga ma ei läinud enam kunagi tagasi. Ma elasin edasi oma endist elu, ma ei tegelenud enam nõidusega, kuid hakkasin elama väga kõlvatut elu. Ma ei teadnud, mis on armastus, nii et ajasin intiimsuse armastusega segamini. Ma kaotasin oma töö ja asjad hakkasid halvemaks minema. Selle asemel, et paremaks minna, olin nüüd rahata, ei kasutanud seda targalt, mu auto läks jälle katki. Tänu Jumalale helistas see sama sõbranna mulle aasta hiljem ja ütles, kuule, meil on kirikus jälle üritus, kas tahad minuga tulla? Ja ma mõtlesin, mees, ma pean minema, mul on abi vaja. Nii et ma läksin jälle sellele üritusele ja võtsin Kristuse taas vastu. Aga seekord oli midagi teistmoodi. Mul on alati olnud seljavalu vähemalt 4 aastat. Ma käisin arstide juures ja kuna mul on ainult üks neer, arvasin ma, et mu neerud annavad alla. Aga arstid ütlesid, ei, sul on kõik korras. Ja ma ei saanud kunagi aru, miks see valu nii tugev oli. Ja sel päeval, kui ma võtsin Kristuse teist korda vastu, vennad võeti minult midagi üleloomulikku ära. Ma tundsin, kuidas raskus tõsteti ära. Ma ei teadnud, mis oli juhtunud. Ma teadsin ainult seda, et midagi lahkus minust. Ja selle kogemuse tõttu otsustasin ma tagasi tulla. Ma hakkasin käima kirikus nädalast nädalasse. Ja ma mäletan, et ühel neist nädalavahetustest oli meil külalisjutlustaja. Ja ta tuli minu juurde ja ütles, tead seda seljavalu, mis sul oli? Jumal ütles mulle, et ta tervendas sind just praegu. Vennad, ma ei olnud sellest aru saanud enne, kui ta mulle selle sõna ütles. Ja ma hakkasin mõtlema ning mõtlesin, mu Jumal, see on tõsi. Vaata, mul ei ole enam seda seljavalu. Ja pärast seda kogemust jätkasin ma kirikus käimist. 8 kuu pärast ristiti mind. Aga ma ei teadnud, millise protsessi ma pean pärast ristimist läbima. Ma mäletan, et tund aega pärast ristimist hakkasime me selles laagris issandat ülistama. Ja ma olin varemgi Jumalat ülistanud ja midagi imelikku ei olnud juhtunud. Aga pärast minu ristimist hakkas midagi minu sees avalduma, kui ma ülistasin. Ma hakkasin lakkamatult köhima. Mul oli tunne, et ma ei saa hingata. Ja ma panin oma peopesad, oma enda käed kõri ümber, just kui tahaksin need lämmatada, kuni kukkusin põrandale. Kuni üks kutsutud jutlustajatest, kellele Jumal ilmutas, mis toimub, ütles oma ümberolijatele. Mu Jumal, ta on minevikus nõidust teinud. See ongi see, mis toimub. Vennad, need vaimud ei tahtnud, et ma issandat ülistaksin. Ma mäletan, et mind viidi tagatuppa ja küsiti, kas ma olen nõidust harrastanud. Ja loomulikult pidin ma tunnistama, et jah. Siis nad aitasid mind seal vabanemisel, aga see polnud ainus kord. Ma pidin läbima mitu vabanemist, samuti hoorusest, mida ma olin harrastanud, kõigist meelekantsidest, mis mul olid, eriti oma mõtetes. Ma mäletan ka, et ma võitlesin väga palju eneserahuldamise ja pornograafiaga. Vaata, see oli pidev protsess, iga nädalavahetus. See oli vabanemine, vabanemine, vabanemine. Ja ma mõtlesin, mu Jumal. Ja selle protsessi jooksul oli mul raske, sest ma kukkusin ikka ja jälle hoorusese. Ma ei loobunud pornograafiast. Ma olin kuni varajaste hommikutundideni üleval ja vaatasin pornosaite. Ja isegi siis, kui Jumal töötas minus, ei suutnud ma loobuda abieluvälisest seksist, sest ma tundsin, et see on armastus. Ma ajasin need asjad segamini. Ja loomulikult oli Jumal väga armuline. Ta pidi mind õigesse suunda panema. See oli väga pikk tervenemisprotsess. Issand ilmutas mulle ka, et mul oli palju andestada oma mineviku tõttu. Ma pidin andestama oma kasuemale.
ja see oli üks raskemaid asju, mida ma pidin tegema, sest ma lihtsalt ei mõistnud seda. Ma ütlesin Jumalale, miks Jumal? Kui tema oli see, kes mulle haiget tegi, miks pean mina temalt andeks paluma? Ja issand ütles mulle, sest sa oled hoidnud endast nii palju viha, et sellest on saanud kindlus. Sa pead temalt andeks paluma kogu selle viha eest, mida sa oled endas hoidnud. Ja vaadake vennad, ma kartsin teda väga, teate. Ma ei olnud temaga rääkinud sellest päevast saadik, kui ma kodust lahkusin. Aga ma ütlesin, olgu issand, kui sa tahad, et ma seda teeksin, siis pead sina selle ära tegema, sest mina ei suuda sellele naisele läheneda. Ja ma jätsin selle nii. Ma ei rääkinud oma isaga eriti palju. Võib-olla helistasin talle sünnipäeval või jõulude ajal. Ja ma mäletan, et ühel päeval pidime välja minema ja ma läksin tema koju, kus ta elas koos minu kasuemaga. Ta palus mu sisse tulla ja ma lihtsalt läksin sisse. Seal sees nägin oma kasuema, oma poolõdesid. Mu isa ütles mulle, kuule, ma pean kiiresti midagi oma toast võtma. Ja mina ja mu kasuema jäime kööki kahekesi. Ja ta ütles mulle nii. Tere, ma kuulsin, et sa oled nüüd kristlane. Kas see on tõsi? Ja ma ütlesin talle, jah, see on tõsi. Nüüd olen ma andnud oma elu Jeesusele. Ma olen uus inimene. Vennad, see oli kummaline, kuidas see vestlus alguse sai. Sellegi poolest jätkas ta. Tead, ma tahtsin sinult andeks paluda kõige eest, mida ma sulle tegin. Ma tean, et see oli vale. Ja ma vastasin talle, ei. Jumal ütles mulle, et mina pean sinult andeks paluma, sest ma vihkasin sind nii kaua. Ma hoidsin sinu vastu nii palju viha ja ma palun selle eest vabandust. Sel hetkel vennad nutsime mõlemad ja kallistasime teineteist. Ja ma sain andestusest tuleva tervenemise, mida ma nii väga vajasin. Ma ei näinud teda enam kui halba inimest, vaid kui ohvrit, kedagi, kes samuti vajas vabastust. Ja issand jätkas minust tööd ning ütles mulle, et pean tagasi kooli minema. See oli soov, mis mul oli juba lapsena, minna ülikooli, saada endale karjäär. Aga ilmselgelt ei saanud ma seda teha, sest mu hinded olid väga halvad. Mu grammatika oli kohutav, sest ma ei saanud kodutöid teha. Ma ei osanud isegi kirjavahemärke kasutada. Ja ma ütlesin, Jumal, kuidas ma niimoodi ülikooli saan? See on ju naeruväärne. Ja ma mäletan, vennad, et ma registreerusin ja ma ei saanud sisse, sest kukkusin grammatika osas läbi. Siis ootasin veel aasta ja proovisin uuesti. Ja ma pidin abi paluma oma tütrelt. See oli alandlikust õpetav kogemus. Aga tema abiga suutsin ma sisse saada. Mind võeti ülikooli vastu ja Jumal oli sellel ajal minuga väga hea. Ta pani mu õpetajate südamesse armu. Nad olid väga mõistvad ja täna, Jumal auks, on mul bakalaureuse kraad käes. Ma annan kogu au issandale, sest just tema äratas minust selle soovi uuesti ellu. Issand ütles mulle ka, et ta toob mu isa tagasi. Ja ma mõtlesin, mis? Minu isa? Vennad ja õed, ta oli selle naisega abiellus olnud 35 aastat. Ma ei teadnud, mida Jumal teeb või miks ta mu isa tagasi toob. Siis ma ütlesin Jumalale, vaata issand, minu lapsepõlve aastad on juba möödas. Ma ei saa neid tagasi. Aga issand ütles mulle, temal on ka vabadust vaja. Ma vabastan ta ja ta tuleb sinu juurde. Mõni aeg hiljem helistas mu isa mulle. Tere tütar, kas sa tahad välja sööma minna? Ja ma ütlesin jah. Siis me läksime restorani. Me istusime maha ja ta ütles, mul on sulle üks küsimus, aga ma tahan, et sa vastaksid ainult jah või ei. Ma nõustusin ja ta küsis, öeldes mu kasuema nime. Ja ta küsis nii, kas see inimene siin on sind kuritarvitanud? Ja ma vastasin pisaratega silmis. Isa, ta kuritarvitas mind väga ja ma ei uskunudki, et ma seda oma isale ütlesin. Ja me jätsime selle teema sinna paika, sõime. See oli veidi imelik ja ma läksin koju tagasi. 2 päeva hiljem helistas ta mulle ja ütles, et tal oli üks unenägu. Ja unes küsis ta Jumalalt nii, miks mu enda tütar mind ei armasta? Ja unes rääkis ta mulle, et Jeesus ilmus talle ja ütles nii, see Geisa, keda sa näed, ei ole see Geisa, kes ta tegelikult on. Ja siis näitas Jeesus talle 2 Geisat. Esimene oli Geisa, keda oli kuritarvitatud ja kes kannatas kasuema käes. Ja teine Geisa oli see, kes sind tõeliselt armastab. Pärast seda unenägu kutsus ta mind sööma ja esitas mulle selle küsimuse. Tal olid juba temaga probleemid ja ma arvan, et Jumal juba töötas temas selle vabanemise nimel. Ja pärast seda vestlust küsis ta mult, kas ta võib minu juurde elama tulla. Ja loomulikult olin ma elevil ja ütlesin jah. Ma teadsin, et see oli Jumala tõotus, mis täitus, et teda vabastada ja tagasi tuua. Juba 3 aastat, vennad, olen ma elanud koos oma isaga. Ma ei saa kunagi neid kaotatud aastaid tagasi, aga ma tunnistan, need hetked, mis mul nüüd temaga on.
ta õpib Jeesuse kohta, ta jälgib mind, me räägime kõigest, enam pole saladusi. Ja ma tean, et issand töötab ja annab mulle selle suhte isaga tagasi. Ja viimane valdkond, kus issand otsustas tegutseda, oli minus endas. Tagasi vaadates olen ma hämmastunud, kuidas issand pani mind kõik need inimesed andestama enne, kui hakkas minus töötama. Enne seda sisemist tervenemist läbisin ma oma koguduses palju võitlusi. Olin seal olnud juba 9 aastat, kuid oli aeg, mil ma ei tahtnud enam alluda. Ma ei tahtnud alluda oma juhtidele, eriti oma pastorile, ja põhjuseks oli see, et pastor on autoriteeti esindav isik. Ja minu mõtetes oli mu kasuema seda autoriteeti kuritarvitanud. Nii et minu mõtteviisi järgi ei suutnud ma oma pastorile läheneda, sest tundsin, et ta hakkab mind kuritarvitama, et ta kasutab seda autoriteeti valesti, täpselt nagu mu kasuema tegi. Ja ma olen alati soovinud, et mu pastor ei oleks mulle nagu ema, aga ma ei suutnud seda. See oli väga suur sisemine võitlus. Siis otsustasin ma lahkuda ja mõtlesin, tead mis, ma lähen teise kirikusse, ma ei suuda siin enam olla. Ja siis hakkasin ma käima teises kirikus umbes 6 või 7 kuud. Ja seal oli külalisjutlustaja ja see mees rääkis minuga nii, nagu ükski prohvet polnud kunagi rääkinud. Ta rääkis minu elust alates sünnist ja avaldas mulle, miks mind kõik need aastad kuritarvitati. Vennad, see oli põlvkondlik needus. Minu ema oli kuritarvitatud, tema ema oli kuritarvitatud, minu vanaema oli kuritarvitatud ja minu isa oli kuritarvitatud. Ja see needus jõudis minuni ja lõppes siin. Ja kui sa vaatad tagasi, kui sa mäletad, mida ma rääkisin, tahtis see jätkuda minu tütrega, aga issand ei lubanud seda. Sel päeval sain ma teada, et kuritarvitamine oli põlvkondlik needus. Ja issand ütles mulle, et sellest päevast alates ei ole ma enam endine, et ma hakkan end armastama, andestama ja nägema ennast nii, nagu Jeesus mind näeb. Midagi, millest mul polnud aimugi, mis see on. See prohvet ütles mulle ka, et Jumal ilmutas talle, et ma olin istutatud oma endisesse kirikusse, et ma peaksin edasi liikuma ja vastu võtma need õnnistused, mis issandal minu jaoks on. Ma pidin jätkama kasvamist seal, kuhu ta mind istutas. Ja ta ütles mulle nii, siis sa lähed tagasi. Sa alistud sellele autoriteedile. Ja kui sa alistud sellele autoriteedile, mille Jumal on sinu ellu pannud, siis sa näed, kuidas uksed sinu ees avanevad. Vennad, ma mäletan, et ta võidis mind, ta õnnistas mind ja ta ütles nii. Sa pead tagasi minema, muud teed ei ole. Ja esimest korda, vennad, tundsin ma veendumust. Ma mõtlesin, see on tõsi. Ma eksin, ma pean oma elu muutma. Ja ma tunnistan, et ma võitlesin oma mõtetega natuke, aga ma teadsin, et pean alistuma, et pean selle hirmu kõrvale jätma. Ja tagasi tulles seisin silmitsi hirmuga, et iga autoriteediv inimene võib mind kuritarvitada. Vennad, issand saatis mind tagasi minu kirikusse. Ma sain rääkida oma pastoriga ja talle seletada, miks ma selline olin. Täna on mul temaga imeline suhe. Ta on mulle nagu ema, keda mul kunagi ei olnud. Ja ma tänan Jumalat, sest ma näen, kuidas vaenlane ei tahtnud, et ma teda emana näeksin. Nüüd tunnen ma end terviklikuna. Mul on isa ja mul on ka mu pastor, kes on minu vaimne ema. Tänu sellele olen ma suutnud ka iseennast armastada. Ma andsin endale andeks kõik, mida ma nende aastate jooksul endale tegin. Kogu väärkohtlemise, mida ma lubasin, kõik negatiivsed mõtted. Ma ei teadnud, et mul on identiteet Jeesuses. Ja kui issand vabastas mind sellest mõtteviisist, mis olid kõik need aastad vaenlase rünnakud minu mõistuses, siis hakkas kõik muutuma. Ja järgmisel päeval pärast seda vabastust ärkasin üles ja kui panin jalad põrandale, oli tunne, nagu oleksin uues kehas. Ma ei olnud enam endine Keisa, ma olin uus. Ma vaatasin end peeglist ja mõtlesin, vau, ma olen ilus, ma olen armastatud, ma olen võimeline. Ma nägin end selle uue identiteediga, tead. Sellest päevast alates olen suutnud end armastada. Ja nüüd, kui ma armastan ennast, suudan ma armastada ka teisi. Sest kui ma ennast ei armastanud, olin ma väga kibestunud, isegi kui olin usus ja kõndisin Jumalaga. Ma ei saanud aru, miks mõned inimesed tundusid nii õnnelikud ja mina ei olnud. Muidugi, Jumal töötas minus ikka veel, aga oli midagi, mis ei olnud õnnelik. Ja see oli sellepärast, et ma ei armastanud ennast ja seetõttu ei suutnud ma teisi armastada. Nüüd, kui ma olen võimeline ennast armastama, on mu maailmavaade muutunud. Mu süda on avanenud armastama inimesi nii, nagu Jeesus neid armastab. Ja minu jaoks on Jeesus minu parim sõber. Ta on minu lunastaja, minu päästja. Ta tuli, et kõik lunastada ja päästa mind iseenda käest. Ja sinu jaoks, kes sa mind praegu kuulad ja tunned end masendunult, kes samastud minu loo või väärkohtlemisega või isegi oma suhtumisega Jumalasse, võib-olla oled sa praegu sellises olukorras ega taha temaga mingit pistmist teha. Ma tean, et praegu on raske vaadata Jeesusele kui päästjale.
ma tean, et sa võid olla vihane, nagu mina kunagi olin, või tunda end armastamatuna ja soovimatuna või küsida, miks su elu on selline. Aga ainus vastus, mida ma sulle öelda saan, on Jeesus Naatsaretist. Ainus tee on Kristus. Sellepärast ta suri meie eest, et meil võiks olla elu, rõõm, rahu ja lunastus tema kaudu. See võib võtta aega, aga kui sa hüüad Jeesuse poole, isegi kui see on lihtne palve, tuleb ta sulle vastu, sinna, kus sa oled. Ta tuleb sinu juurde, sest Jeesus tuli minu juurde. Ma tunnistan, ma ei läinud tema juurde, ma ei tahtnud tema juurde minna, aga see üks ja lihtne palve oli piisav ning siis ta leidis mind üles. Seetõttu julgustan sind mitte lootust kaotama ja vaatama Jeesuse poole. Ta on sinu sõber, sinu isa, sinu lunastaja ja ta on armastus. Võid usaldada, ta armastab sind väga. Nii et ära anna alla, on aeg, et sa oleksid vaba ja terveks saaksid. See on elu, mis tal sinu jaoks on, uus elu. Nii et lõpeta valu pikendamine, kui Jumal on sulle juba andnud võimaluse tervenemiseks Jeesus Kristuse kaudu. Vennad, vaadake, see tunnistus jättis mulle väga sügava mulje. Ma olin sellest loost nii puudutatud ja olen kindel, et ka sind liigutas see väga. Vaata, see on väga võimas. Seepärast palun ma nüüd, et sa jagaksid seda tunnistust, eks? Saada see edasi rohkematele inimestele. Ma jätan siia ekraanile ka selle väga tugeva tunnistuse, mida ma sulle rääkisin noormehest, kes proovis narkootikume, et näha vaimset maailma, kuid ta ei kujutanud ette, et kõik see juhtub. See oli kohutav. Vennad, te peate seda tunnistust vaatama, tõesti. Nii et näeme järgmises videos. Jumal õnnistagu sind vägevalt. Suur kallistus.